Alustasime 2012 aastal meeskonna varustamisega ja mida enam on nagu klubi arenenud ja suuremaks on kasvanud noortetöö, seda suuremaks on läinud ka loomulikult varustamine ja meie panus klubisse. Kindlasti tulevikus loodame, et klubi jääb vähemalt sellele tasemel, kus ta on hetkel jõudnud, noortetöö tasemel, circa 500-600 last, mis teil on. Et see on väga soliidne number. See on ka see põhjus, miks me tegelikult HC Tallinnaga oleme nii kaugele oma koostöös jõudnud. Ausus, sportlikkus, sais olla eeskujuks kellegile, kui sa ei mängi ausat mängu. Need on printsiibid, kust nagu tuleb lähtuda ja siin mingi kompromiss ei ole. Need on ka nagu põhjused, miks tegelikult ongi HC Tallinnaga nagu meiega nii-öelda ühes paadis, et igas Nike reaalselt ka lepingus on kirjas, et kui keegi eksib ausa mängu põhimõtted vastu, siis on põhimõtteliselt leping kohe läbi, et seal ei ole nagu mingisuguseid selliseid erinevaid nagu arusaamisi. Käsipallil on kindlasti suur potentsiaal, kui oleks rohkem Risto-suguseid, kes on nagu hingega asja kallal ja tõmbavad kogu seda asja nagu käima sellepärast, et tahavad oma ala arendada. Lihtsalt see visioon ja tahtmine asju nagu ellu viia ongi inimestest tegelikult Eesti inimesed nagu puudu, et mis mina ei suuda ja küll ei toeta alaliit ja küll kõik on nagu halvasti, nagu selline Eesti inimese mentaliteet. Aga reaalsus on see, et kui asju tahta ja teha seda kirega, sa tõmbad teisi kaasa ja nii ongi asju võimalik nagu ellu viia. Seda enam, et meie väikeses Eestis, kus loeb iga inimene. Mäng on ise atraktiivne ja kindlasti on hästi suur osakaal on alaliidul, et kuidas alaliit klubide sellist klubide initsiatiivi toetab või siis mitte ainult ei toeta, vaid ta pigem tekitaks ka klubides seda kuidagi nagu soovi ja potentsiaali näha, et on võimalik reaalselt klubi ehitada.